ööga Rootsist Saksamaale jõudnud ja Jarmo, kuhu me teel oleme? Otse ees ootab meid Lübeck. Jah, meie väga suur sõberlinn. Varsti räägime sellest, miks sõberlinn, aga minu peas on hästi palju Lübeckit. Mul on väga detailne kontseptsioon Lübeckist. Ma olen selle saanud Melchiori raamatutest kõikidest. Ma loodan, et faktid ja reaalsus seda kõik ära ei riku. Kuidas sul on? No, minu peas on Lübecki koha peal siuke suht koht küsimärk, et ega ma väga palju ei tea, mis seal linnas toimub. Siiski. Üks asi, me oleme suured ajaloohuvilised, eriti siis Simbol autos olijad ja me ju teame väga hästi, et Tallinn on saanud oma linnaõiguse Lübeckist ja lähmegi vaatame, kus seda linnaõigust välja antakse. Noh, äkki saame midagi uut kaasa. Nii, kohal Lübeckis. Tundub küll. Võt siin meie selja taga on Lübecki raekoda ja see on nüüd üks oluline koht. Eesti ajaloos vist üks olulisemaid linnu, sellepärast, et Lübecki kohta räägitakse sellist lugu, et siit sai Tallinn linnaõigused ja päris tõsiselt kuni eilseni mina arvasin, et siin anti Tallinnale mingi õigus öelda, et ta on linn. Täpselt, et Lübeck ja linnaõigused ja asjad olid koos. Ja. Aga nüüd see linnaks. Oli mingi asi seal, aga nüüd on linn. Aga mis päriselt juhtus? Tuleb välja siuke lugu, et Tallinn sai endale õiguse kasutada Lübeckist pärit õigussüsteemi. Jah, et me võtsime üle selle Lübecki õigusruumi ja pärast seda sai perifeeriast või mingist marodööride tsiviliseeritud linn. Peamiselt huvitas see kaupmehi ja eelkõige sellepärast, et kui nad Tallinnasse nüüd suuri investeeringuid tegema oleks hakanud, et kes siis õigust mõistab. Ja tuleb välja, et Lübecki linnaõiguse järgi siis viimased vaidlused toimuvad siin samas majas või oleks toimunud Lübecki raekojas, nii et see oli siis tollal justkui nagu viimane ülemkohus. Jah, nii et saime ise targemaks ja loodetavasti saite teie nüüd ka. Kohe näitame teile, et milline see väga tähtis ajalooline hoone välja näeb. Ühe asja tahaks kohe ära klattida selle Lübecki rahvaga. Nad tahavad kaaperdada martsipani mingiks leiutajate linnaks olemist. Aga see ei saa olla tõsi, sest meil on multikas selle kohta. Jah, Eestis on multikas tehtud, kuidas tehti Mardi leiba ja Mart tegi leiba ja sassi mingid asjad ja siis sellest sai martsipan. Just, nii et see ei saa olla, et see on Lübeckis leiutatud. Te võite siin oma neid muuseumi teha ja igasuguseid ägedaid kohvikuid, aga martsipan, see on meie.